on väärtus sellel mängul. Krauts võttis selle palli, inglased ründavad. Ja lõpuks said inglased oma värava ja Joe Cole lõi oma koondise karjääri 7. värava. Kahju. Ja, et jälle tule selle varajutu juurde tagasi, et teised pallid on nii tähtsad, et tuleb ära lugeda poolkaitsetel, et kui nüüd keskkaitsed lähevad nende pikkade pallide peale, siis poolkaitse peab olema see, kes selle ära korjab. Ja siin lastakse veel rinna peale võtta ja pöördet lüüa, et väga selline Horvaatialik värav põhimõtteliselt pöörde pealt, ega sa seal midagi ei näinud, et lasti tal rinna peale võtta ja kohe pöörde pealt vajutas, nii et ja siin on jah, keegi ei jõudnud juba plokki ette ka, nii et kahju, väga kahju. A Le Coq Arena'l inglased juhivad Eesti meeskonna vastu 1-0 McLaren. Kahju jah, et siin 7-8 minutit enne lõppu, et suutsid ikkagi sellest ühes momendis kõik võtta, et klassiga meeskonna tunnus. Kui tekib võimalus, lüüakse kohe ära ja siis 37. mänguminutil läheb see värav kirja. King lükkab palli tagasi Paul Robinsonile. Loodame, et Eesti meeskond ei murdu sellest sellist rünnakut teha, et ja taas teine rünnak inglastel, seekord Frank Lampard lõi värava suunas. 28-aastane, teise põlvkonna jalgpallur, sest Frank Lampard isa, Frank Lampard seenior samuti on mänginud Inglismaa koondises. Tema oli siis kaitsemängija ning tema poeg täna mängib 55. korda Inglismaa koondise järgis ja löönud selle aja sees 13 väravat. On hetkel 2 vanemalt karistusöökide andjad, on David Beckham ja Ronaldinho. Oi, milline kombinatsioon inglastel ja Beckham lasi järjekordselt selle palli sinna. Rünnak algas David Beckhamist ja Peter Crouch viib Inglismaa 2-0 juhtima. Peter Crouchil 12. värav Inglismaa koondise eest ja see on 19. mängtav. Tundub, et praegu meie kaitselt lihtsalt ei ootanud, et see pall kohe sinna liini taha mängitakse ja jäi täiesti vabaks Crouch. Beckham annab suurepärase söödu sinna liini taha. Jalgpalli sünnimaa 1966. aasta maailmameister Inglismaa juhib Eesti vastu 2-0. Steve McLaren võib olla rahul. Tema töökoht oli väga suures ohus enne seda mängu, sest ainult võitu oodatakse ja võidule on Inglismaa koondis lähedal, aga siiski. Raut saab palli. Lampard ja pikalt ootas palli Beckham ja on päris vaba seal, kas tuleb nüüd see kuulus senderdus Beckhami poolt? Suurepärane senderdus. Nägite, millise värava lõi Michael Owen, nii et 3-0 Inglismaa juhib Eesti vastu juba tulemusega 3-0 ja kes alustas rünnakut taas? David Beckham. 2 viimast väravat, suurepärased söödud. Michael Owen lõi oma karjääri 37. värava Inglismaa koondisest ja näete, Beckham näeb hästi olukorda. Ja täiesti vaba. No klassiga mängija Michael Owen. 3-0 Inglismaa juhib. 2 väravat teisel poolajal, 1 värav esimesel poolajal. Ja nagu näha on, et nii kui Beckham siia äärde palli saab, et siis siin teravad jooksud sinna kasti. Lastakse sööta ette sinna. Tarmo Kingil võimalus. Oi, ja kes siis see palli ära lõi viimasel hetkel seal loomulikult. Terry King, kes muu olid eestlased, napilt olime lähedal sellele väravale, mida me nii väga ootame siin. Näete, vasakjalaga lõi ja Paul Robinson eksis korra, ei saanud palli kätte. Fantastiline võimalus ja oli Terry jälle see viimane, kes seal oma jala ette sai. Kapten on kapten.